on nagu mul lapsepõlve see fantaasia, et on olemas selline, kuidas öelda, selline võimas infrastruktuur, aga madalhooajal ei ole nagu inimesi, kes seda tarbiksid. Ja siis on hea näide on Saaremaal kohvikud, et on nagu näha, et kohvikutes on selline paralleelsüsteem. Et on sama, mis nagu teistes Eesti linnades, et inimesed elavad, käivad oma kohvi ostmas ja oma saiakesi ja mida iganes. Aga siis on nagu selline, menüüs on selline variant, et oleks sattunud nagu mingisse, ma ei tea, 5 tärni kuurorti, et lähtad hommikusega menüü lahti, menüüs on nagu šampanja sees näiteks ja sellised asjad, et see on nagu hästi naljakas. Ja siis on sellised uhked toidud ja niimoodi, et natukene andsin alla eile õhtul, võtsin ühe Campari špritsi, et oli selline tore, hästi elegantses klaasis ja niimoodi, aga teisi turiste ei ole. Et selles mõttes aga hästi huvitav kogemus. Kellel on olnud lapsepõlves maha jäetud linn, et sa käid nagu, lapsepõlves oli selline fantaasia, et linn on maha jäetud. Ja siis sa jalutad seal ringi ja igast pole kõikile sisse astuda ja umbes kommipoest kommi võtta ja Saaremaa ongi praegu selline. See on selline, lähedal selline fantaasia. Ma mõtlen, et ma tulen novembri lõpus, siis kui on kõle, kui on null turisti peale mina olen ainuke turist terves olen, siis ma tulen novembris tagasi. Selline super kogemus oli nagu 5+ täiesti. Ja see ka, et jääd tuleb, Vallikraab oli veel jääs, et Taptus on üks Emajõgi, enam ei ole jääs. Kõik on nagu ära sulanud ja seda kõik on jääs, et hoopis teistsugune kliima. Hästi kena. Aga jah, suvel ma Saaremaale kindlasti ei tule. Kindlasti mitte. Ma tean, et ma olen tegelikult tänulik nendele inimestele, tänu neile on see infrastruktuur olemas, aga ma suvel ise ei tule. Nii nüüd tuleb see kommi. Aitäh! Kuulus Nükseri kommi, kui ma tulin Saaremaale, et hakati kommi pakkuma samal ajal, kui lennuk maandus. Et lennuk oli tegema seda lähenemist, see approach, eks ju, ja siis samal ajal kõik turvapeal olid kinni, siis lõpuks tuleks see kommi pakkuma. Ja seda võiks tavaliselt lennukes ka teha, näiteks kohvi serveeritakse siis, kui lennuk maandub. Ükskord Air Baltica pardal ma õnnestus, ma ei tea, mitte õnnestunud, aga stewardid tulnud ära võtma seda õlle, seda topsikut. Siis samal ajal, kui lennuk maandus, lõpetselt pani rattud vastu maad, siis ma tervitasin Tallinna maandudes rada õlletopsikut. Muidugi ma hoidsin seal mingi kolmandiku sees, et tal on välja